Tere! Ma hakkasin pildistama 18-aastaselt. Kaamera oli mul küll olemas varasemalt, sest mu vanemad kinkisid mulle vist umbes 10.–12. sünnipäevaks fotokaamera, sest olin juba siis ilmutanud huvi fotograafia vastu. Aga oma esimesed pildid ma tegelikult tegin alles siis, kui ma lõpetasin keskkooli ja minu kaamera, millega ma siis pildistama hakkasin, oli siis vennalt laenatud Zeniit. See siin küll ei ole Zeniit, aga ta nägi umbes samasugune välja või sarnane. Ehk siis kõik, mis tuli siis pildi tegemiseks teha, tuli ise käsitsi paika panna. Ehk ta oli täis manuaalne kaamera ja tulemust ka ennem ei näinud, kui viisid filmi ilmutusse. Ja tegelikult minu enda üllatus oli väga suur, kui mul isegi ilmutusse viies tõesti sealt pildid välja tulid ja see oligi vist võib-olla see otsustav hetk, kus ma ei olegi enam sammugi tagasi astunud. Ehk siis aastal 1992 ja sealt alates ei ole mul mitte ühtegi aastat möödunud ka siis, kui filmi peale pildistati, kus ma ei oleks pilti teinud. Aja jooksul veel oli mul palju erinevaid kaameraid ja mingi hetk ma sain oma isikliku kaamera, mis nägi välja umbes selline. Kui ma ei eksi, siis see võis täiesti isegi seesama Panasonicu super zoom kaamera olla, mille ma ostsin tollel ajal siis sellisest e-poest nagu Hobbyall järelmaksuga. Mind väga võlus see, et ma sain nagu zoomida, sest kui ma olin varasemalt kasutanud sellist kaamerat, kus siis tegelikult zoomimisvõimalus puudus, siis tundus see lausa müstika, et järsku sa saad midagi kaugelt siis lähemale tuua ja sellest pilti teha. Aga samas need pildid ei olnud üldse nii ägedad, ehk siis mitte ägedad, vaid ilusad võib-olla isegi on õigem sõna selle kohta öelda, sest neis puudus see sügavus, mida võimaldas siis peegelkaamera ehk ka tolleaegne Zeniidi kaamera. Ja sellest hoolimata ma muidugi ikka pildistasin suuresti siis oma pereliikmeid, sõpru, üritasin ka mingisuguseid looduspilte teha, aga selle kaameraga kohe kindlasti midagi ilusat ei saanud. Ja kuskil ma arvan, et see võis olla nullindate alguses, kus ma sain siis endale poolautomaat peegelkaamera, see oli Minolta kaamera. Ja kui ma sellega pildistasin, seal oli võimalik objektiive vahetada ja kõik see, mis sealt kaamerast välja tuli, oli minu jaoks see moment, kus ma mõtlesin, et fotograafia on kindlasti see, millega ma tahan elus edasi tegeleda. Mitte siis väga palju aega sellest edasi, ehk siis nullindate alguses hakkasid ka ilmuma esimesed digikaamerad. Esmased digikaamerad minu mäletamist mööda, mida mina käes hoidsin, oli vist 2 megapikslit ja sealt välja tulev pilt ei jõudnudki vist suure tõenäosusega kunagi paberi peale, aga see protsess oli muidugi müstiline, et sa nägid kohe tulemust, sest kui sa olid varasemalt harjunud sellega, et vahest mõni pilt, mis oli pildistatud, oli võimalik siis näha seda tulemust alles mõne kuu pärast, kui ma selle filmi täis pildistasin ja lõpuks ilmutusse viisin, siis nüüd kohe, kui vajutasid nuppu, nägid ka tulemust, see oli päris muljetavaldav. Aga sellest hoolimata ma olin päris pikalt ikkagi truu, ennem kui ma nagu alla andsin filmikaamerale ehk siis selle oma Minolta kaamerale, mille tulemused olid nagu ikkagi minu jaoks rohkem fotograafia sarnased. Aga jällegi see võlus väga palju, et sai kohe nagu tulemust näha ja mingi hetk ma siis ostsin endale Canoni digizoomi, äkki oli see PowerShot nimetusega digikaamera, kompaktkaamera siis ja siis ma klõpsisin hästi palju pilte, sellepärast et enam ei olnud seda muret, et on vaja uut filmi osta ja viia ilmutusse ja see oli võib-olla ka see algus,
kus ma sain hakata oma pilte kohe nii-öelda siis pildistamise protsessi käigus analüüsima ja otsima siis nii-öelda paremaid lahendusi, et pildid oleksid huvitavamad. Katsetasin igasuguseid võttenurka, katsetasin igasuguseid erinevaid võttekaugusi ja sealt edasi mul oli lausa kinnisidee, et minust peaks ükskord saama fotograaf. Kuigi ma siis olin juba sellises vanuses ja tegelesin hoopis kõige muuga, siis see fotohobi mul aina süvenes. Ja üks hetk ma sain aru, et see digikaamera ei ole see digikaamera, mis siis minul oli, ehk siis kompaktkaamera ei ole päris see, et ma tahaks ikkagi peegelkaamerat, nagu siis oli see minu viimane filmikaamera. Ja siis ma ostsingi. Ma nüüd täpselt aastaarvu ei oska öelda, aga minu esimeseks digipeegliks sai siis Nikoni D3000, mis mul siiani veel alles on. Vahest olen andnud oma õpilastele sellega pilti teha, kellel ei ole siis enda kaamerat või siis enda kaameraga mingid probleemid olnud. Ja see toimib siiamaani selles mõttes, et tulemused on, ma arvan, samasugused, kui sa pildistaksid mingi uuema seeria kaameraga. Ja siin võib-olla see ongi see otsustav hetk, kus ma siis tegin selle Nikoni kaamera valiku, et mille järgi ma selle Nikoni just valisin. See oli kuidagi minu ajusse nagu süüvinud selle mõttega, et kui vanasti loodusfotograafid ja igasugused sündmusfotograafid, mis filmides olid, siis need aeti Nikoni kaamerad ja see määras selle, et minu jaoks see tundus nagu väga hea kaamera siis. Ja sealt edasi on nüüd mul tänaseks juba vist 1, 2, 3, 4 Nikoni peegelkaamerat olnud ja pildistan siis siiamaani jah, selle sama brändiga. Täna ma küll olen nagu suure valiku ees, et mida edasi teha, sellepärast, et peegelkaameraid enam lihtsalt ei tehta. Nüüd on uued tuuled, ehk me oleme samas punktis, kui ära kadus filmikaamerad ja tulid siis digikaamerad, siis tänane sihuke pöördeline punkt on see, kus meil kaovad ära peegelkaamerad ja asenduvad siis hübriid ehk siis peeglite kaameratega. Ehk siis esimesed tunnused on täiesti juba olemas, sellepärast, et peegelkaameraid enam lihtsalt uusi seeriaid ei tehta ja enam tootmisesse ei tule. Ehk siis ootab ka mind ees hetk valida siis endale esimene hübriidkaamera, mida ma siis kasutan, mida ma siis edaspidi kasutama hakkan. Mul tegelikult on olemas ka üks väiksem hübriidkaamera, mida ma kasutan tänaval pildistamiseks. See on Lumixi kaamera ja väga mugav on sellega sellepärast, et ta on palju pisem, kui need peegelkaamerad on ja teda on hea kaasas kanda. Aga kui nüüd tööalaselt vaja valikuid teha, siis ongi üks valiku koht, et kas ma jätkan Nikoniga, ma arvan, et ma vist teen nii, aga eks see paistab. Ehk siis milliste kaameratega sulle meeldib pildistada, pole vist suurt vahet tegelikult, sest suur lemmik minul on lisaks veel telefon, millega ma pildistan ja kokkuvõttes on oluline see, et kui sul on mingi pildi mõte või tahe või idee pildistada, et oluline on siis see, milline kaamera sul käepärast võtta on. Ja et head pildid sünniksid, selle jaoks on oluline, et sa oskaksid oma kaamerat kasutada. See siis on sihuke väikene ülevaade minu siis fotograafia teekonnast, kus siis kasutusel olnud erinevatel etappidel väga erinevaid kaameraid. Ja kokkuvõttes, kuhu see teekond edasi liigub, seda ma veel hetkel öelda ei oska, aga üks, mis kindel, pildistamist ei ole mul plaan lõpetada ja hea meelega annan oma kogemusi ja teadmisi edasi teistele, kellel samamoodi on kirg ja huvi fotograafia vastu ja tunnevad, et vajaksid tuge või abi sellel teekonnal.